Tervitus, tervitus. Täna ma tahan teiega jagada ühte, minu meelest hästi lahedat informatsiooni ja see on seotud siis 31. mai 2026 täiskuu energiaga. Kuna ma ise kuulan ka vanast harjumuses astroloogiat ja numeroloogia on muidugi minu üks kõige suuremaid maiuseid ja siis ka horoskoobid, siis ma otsustasin, et ma jagan seda teiega, sest siin on väga-väga palju informatsiooni. Ja nii nagu aru saate, siis ma olen arvutis selleks, et midagi ma siit maha ei jätaks olulist ütlemata. Ehk siis sellel ajal 31. mail võite siis märgata erinevaid märke, valikuid ja võib-olla teha ka olulisi suunamuutusi. Ja see 31. mail 2026 toimub erilise kaaluga täiskuu hamburi märgis. Ma küll ei ole väga kõva astroloogias, aga kes teab, see teab ja umbes 10. kraadi piirkonnas. Mina kahjuks ei tea, mis see tähendab, aga mina vaatasin seda numeroloogilise pilgu läbi. Ja see ei ole lihtsalt järjekordne kuu täitumine, vaid hetk, mis võib tuua nähtale midagi sellist, mis on seni olnud varjus või alles kujunemas. Ja see täiskuu ei mõjuta ainult mõnda päeva enne ja pärast oma täpset aega, vaid võib anda ka eelmärke sündmustest, mis hakkavad päriselt kuju võtma 2027 aasta suvel ja sügisel. Eriti siis 28. oktoober, selle kandis siis 2027. Et lahe oleks tegelikult, kui tuleksime siis veel tagasi selle video juurde, ehk siis kes on selline teravam pliiat, siis pangu endale märkmed üles, päris kihvt oleks tegelikult vaadata. Ja et kuna mina olen tähemärgilt kalad, siis mul oli väga oluline info, mis sealt välja tuli. Et siis seetõttu tahtsin ka teiega kõigi jagada. Ja see tähendab lihtsas keeles seda, et 31. mail 2026 võib olla nagu saatuse risttee. Midagi ei pruugi veel olla lõplikult juhtunud, aga märgid juba ilmuvad. Võid märgata korduvaid teemasid, tugevaid tundeid, kummalisi kokkusattumisi, olulisi vestlusi või selgeid taipamisi. Seda siis arvatavasti juba kogu maikuu jooksul ja siis peale seda 31. maid ka. Midagi võib sinus või su ümber justkui öelda, et vaata siia, see hakkab hiljem palju rohkem tähendama. Täiskuu ise on alati kulminatsiooni hetk. See toob pinnale selle, mis on juba varem käivitunud. Tavaliselt tähendab see selginemist, tulemusi ja nähtavaks muutumist. Kuid seekordne täiskuu kannab endas lisaks ka tugevat suunamuutuse energiat. Seda võiks inimkeeles nimetada tõe ja kiusatuse jõujoone aktiviseerumiseks. Ja ühelt poolt tuleb nähtavale see, mis on päris, aus ja elujõuline, teiselt poolt paljastub see, mis põhineb hirmul, harjumusel, enesepettel või valel suunal. Ja hamburi energia on seotud tee, usu, maailmapildi, tähenduse ja tulevikuga. Seepärast võib paljudel tekkida just nüüd tunne, et tuleb endalt küsida, et kuhu ma tegelikult liigun. Kas tee, millel ma olen, on päriselt minu tee või liigun ma lihtsalt inertsist, teiste ootuste pärast või vana valiku jõul, nii nagu me üldjuhul teeme. Ja see täiskuu töötab nagu tugev kontrollpunkt. Elu küsib, kas oled endale aus, kas su tee on päriselt sinu oma või oled läinud kaasa millegagi, mis tundus turvaline, mugav või lihtsalt tuttavlik. Just siin peitubki selle aja sügavam numeroloogiline toon. See näitab, kus energia liigub õigesti ja kus on tekkinud kõrvalekalle. Seal, kus vundament ei ole päris, hakkavad tekkima mõrad. Seal, kus tee on õige, tuleb rohkem selgust, kinnitust ja sisemist rahu. Ja selle ajaga võib kaasneda rohkem pingeid, tõehetki, teravaid taipamisi ja olukordi, kus ilmselgelt ei saa enam neid ignoreerida. Ja mõni tõde võib tulla nähtavale välise sündmuse kaudu, mõni aga sisemise äratundmisena. Seda võib kogeda vestluse, unenäo, märgi, juhuse või tugeva sisetundena. Ja tähtis on praegu jälgida, mis kordub, mis tõmbab tähelepanu ja mis ei lase lahti. Just seal võibki peituda see sõnum. Ka maailma tasandil võib see täiskuu näidata vastandlike jõudude põrkamist, eriti maailmavaadete, ideede, väärtuste ja suundade kokkupõrked. Võivad suureneda pinged info, tehnoloogia, poliitika või ühiskondlike hoiakute tasandil. Et lihtsas keeles tähendab see seda, et maailm võib hakata veel selgemalt näitama, mis enam kokku ei sobi. Seal, kus vana ja uus enam koos ei püsi, hakkavad asjad liikuma.
nii nagu ma olen öelnud, et mina poliitilistel teemadel eriti sõna võtta ei taha ja neid ma uurida ei taha, nii et jälgime, mis toimub. Ja sarnased taevased seisud on varem langenud perioodidele, mil maailmas hakkasid liikuma suured pöörded, näiteks 31. mai 1988 ja 31. mai 1920 kannavad endas sama murdepunkti tunnet. Kui seda vaadata inimlikult, siis ei ole kõige olulisem mitte riikide või võimude nimeline loetelu, vaid see, mida inimesed siis tajuda võisid. Ehk siis vana kord hakkas murenema, uus hakkas ennast näitama, õhus oli suunamuutuse tunne ja inimesed aimasid, et midagi pöördumatut on käivitunud. Mõnes kohas tõi see rohkem vabaduse igatsust, mõnes kohas rahutust, mõnes kohas vajadust teha suur otsus. Ja ka nüüd võib tulla siis selline sarnane tunne, nagu maailm ja inimese sisse ja ilm oleksid mõlemad jõudnud kohta, kus enam vanaviisi edasi ei saa minna. Ehk siis, kes teab ajalugu või kes on ajaloos selline kõvem, siis mis võis toimuda sellel ajal, kui 31. mai 1988 või siis 31. mai 1920. minu ajalugu oli A2, mina ei saa siin kahjuks jälle mitte midagi ütelda. jaa, et selles mõttes ei räägi see täiskuu ilmtingimata katastroofist, vaid suurest märguandest. midagi muutub nähtavaks, midagi saab läbi, midagi uut hakkab vaikselt kuju võtma ja praegu tehtud otsused võivad hiljem, eriti 2027 aasta teisel poolel siis näidata oma tõelist kaalu. Seepärast tasub 31. mai ümbruses tähele panna mitte ainult sündmusi, vaid ka märke, tundeid, unenäolisi taipamisi, korduvaid sõnumeid ja seda, mida elu justkui vaikselt ette näitab. Ehk siis ma olen väga-väga tänulik, kui te panete siia oma tähelepanekuid, mis teil on juba toimunud ja samas siis, kui see täiskuu on möödunud, et siis ka, mis taipamisi teil on tulnud. Et vahva oleks siis jagada seda omavahel. Ja samas ka see, et teie, kes te olete väga aktiivselt viimasel ajal endale sünnikaarte võtnud, et palun tegelege nendega, vaadake neid ja eriti teie siis, kes te olete juba ammu selle endale võtnud ja olete selle kuskile lauasahtlisse jätnud, siis palun võtke need uuesti endale töö alla. Seepärast, et see on selline kasutusjuhend, mida tasuks kogu aeg uurida. Ja sina, kes sa pikalt oled mõelnud, et sa tahaksid endale siis kodulehel www.numbritekeel.ee leidub hästi palju informatsiooni, erinevaid versioone, kuidas endale seda saada. On pikemaid ja lühemaid ja mida iganes. Ja lähme siis tagasi teema juurde. Ehk siis numeroloogiliselt kannab see kuupäev 31.05 ehk siis ongi selle pühapäev. Jah, kui sa nüüd vaatadki seda lähipäevil, siis 31.05 on vestlusõhtu. Appikene. Ega ma siis ei teadnud, et see on nii, aga no vahet pole, vaatame, mis see teeb. Jah, 31.05.2026, et see on kokku arvutatud siis number 1. Ja mis hästi põnev siis enne number 1 saamist on see 10 ehk siis 2026 energia on ise ka täpselt samamoodi 10 ja siis ka 1. Nagu väga kihvt, et number 1 räägib siis algusest, suunast, enese tahte ärkamisest, otsustest, mida enam edasi lükata ei saa. Ehk siis võib-olla olete tunnetanud juba selle aasta algusel seda energiat juba kõik. Kuna siin on rõhutatud ka 10. kraadi, ehk siis nii nagu ma selle video alguses rääkisin, et see on appi, mis see oli? Hamburi tähtkuju, jah. Ja 10. kraad, siis võib selles tunda lisaks ka 10 energiat ja number 1 energiat, et saatuse ratta pöördumist ja uue peatüki läve pakku. Hullult lahe oleks teada, mis teie elus siis praegusel hetkel toimub. Ja see sobib väga hästi kokku kogu selle täiskuu põhituumaga, ehk siis praegu toimub sisemine valik. Ja hiljem tuleb selle väline tulemus, ehk siis järgmise aasta poole pealt. Aga need mõjud hakkavad juba nüüd kõigil toimima. Vot, nii et siis tuleme järgmine aasta, mis oli sügise poole, tuleme tagasi siia, vaatame, kuidas need asjad toimisid. Aga nüüd lähme siis tähtkujude peale sodiaagimärgid. Nii nagu, kes on pikemalt siin kanalil olnud, siis teab, et need ka mind ikkagi huvitavad ja sünnikaartides ka ma panen alati ikkagi tähele, mis kuus on sündinud. Ja hakkame jääradest pihta. Ja enne veel ütlen, et aitäh, et olete kanalil. Suur tänu teile usalduse eest. Ja samas
aidakem teineteist siin kommentaarides ka, et kes mingist infost ei saa aru, siis kommenteerige, aidake. Seepärast, et siin on väga palju juba teadlikke inimesi ja soovitan ka tegelikult jälgida seda suletud Facebooki grupis postitusi ja siis ka koduleheküljel vahepeal käia piilumas, mis uudiseid seal on ja teie, kes te olete uudiskirja tellinud, te saate selle automaatselt. Vot, nii et kui sa nüüd vaatad seda täna on 25. mai, siis või sa vaatad mõned päevad hiljem, siis vestlusõhtu on 31. mai ja 2026. Ma ei tea, millal sa seda nüüd vaatad, aga jah, ehk siis fienta.ee, siis sealt lehelt leiab ka üles selle vestlusõhtu osalemise info. Vot, okei, jälle tuli reklaam vahele. Okei. Nii, lähme siis märkide juurde ja aitäh siis nende aegade eest, sina kallis abiline. Suur tänu, et sa teed seda. Jäär ja jäärad on siis, kes on sündinud 21. märtsil kuni 19. aprill. Võite parandada, kui mööda panin. Ja numeroloogiline selline võtmenumber on number 9 ehk siis 9 energia, mis siis nüüd täiskuu ajal sind võib mõjutada, on lõpetamine, tarkus, kaugem siht, vana ringi sulgemine. Ja selle märgi jaoks toimub täiskuu 9. eluvaldkonnas ja seetõttu puudutab see kõige rohkem suunda, tulevikku, uskumusi ja suuremat eluteed. Võid tunda, nagu seisaksid teelahkmel, mitte alati väliselt, vaid väga tugevalt seesmiselt. See, mis enne tundus ainus õige tee, võib nüüd hakata kahtlasena tunduma. Samas võib sündida ka täiesti vastupidine tunne, et lõpuks ometi oled sa ära tundnud oma päris tee. See on aeg, mil tõde võib muutuda väga teravaks, võid märgata, et enam ei õnnestu edasi lükata mingeid küsimusi, mis puudutavad su usku, elusuunda, tulevikuplaane või seda, mille nimel sa üldse liigud. Välised märgid, inimeste sõnad, juhused, sündmused võivad nüüd anda sulle väga otseseid vihjeid. Midagi, mida kuuled või näed, võib hiljem osutuda väga oluliseks, nii et tasuks endale võib-olla ka üles kirjutada lausa neid asju. Ja see, mida sa praegu siis täiskuu ajal valid või otsustad, võib saada aluseks 2027. aasta sündmustele, eriti 2027. aasta oktoobri ümbruses. Praktilisel tasandil võib see puudutada reisimist, kolimist, kaugemalt millegi hankimist, kohale toimetamist, dokumente, kaugsuhteid või juriidilisi ja bürokraatlikke küsimusi. Samuti võivad teemaks tulla täiskasvanute laste elu või partneri, sõprade, sugulaste ja tuttavatega seotud sündmused. Ehk siis numeroloogiline 9 ütleb sulle, enne uut algust tuleb vana tõeliselt lõpetada. Sa ei saa enam kanda sama sihti, mis sind tegelikult ei kõneta, ehk siis 9 on numeroloogiliselt alati lõpetamine. See, mida mina ise teen tihtipeale, kui ma kuulan selliseid asju ja ka ise arvutan neid asju, siis mina panen endal kalendris väikseid märkmeid, mis võib tulla. See on võib-olla pahaendeline, aga samas ma panen kõik ilusad asjad ja näiteks ka need päevad, kus ma pean väga rahulik olema. No võib-olla väike näpunäide, ma ei tea. Enda ma teen ühe väikse kontrolli siin. Vaata, kas mu mikrofon on üldse peal. Jee, peal, väga hea. ja ükskord juhtus selline lugu, et ma tegin pika video ära ja ma olin mikrofoni pannud kinni. Mis te arvate, kui vihane ma olin? Väga vihane. All right, sõnn. Sõnn on siis 20. aprill kuni 20. mai peaks olema seal vahemikus. Ja numeroloogilises võtmenumbris siis number 8 on nüüd see täiskuu mõjutus. Ja 8 energia on siis võim, raha, kontroll, vastutus, sisemine tugevus, on nii raha kui karma number. Ja sõnni jaoks puudutab see täiskuu väga tundliku eluosa, ühiseid ressursid, hirmud, sisemised pinged, kontroll, ümberkujunemine ja sügavamad sõltuvused. See võib tuua kaasa tugeva sisemise ümberhäälestuse ning panna sind silmitsi sellega, et midagi, mida oled jõuga kontrolli all hoidnud, oleks tegelikult tulnud juba ammu vabaks lasta. Siin võib väga selgelt üles tulla teema stabiilsuse ja muutuste vahel. Tunda võib anda hirm kaotuse, ebastabiilsuse või muutuse ees. See võib olla seotud inimeste, raha või olukordadega, mille üle sa enam nii kindlalt ei valitse. Ja täiskuu toob nähtavale kohad, kus oled liialt klammerdunud millegi materiaalse külge või kus sinu enda hirmud ei lase sul edasi liikuda. Praktilisel tasandil võib see tähendada ühise pere eelarve teemat, partneri sissetulekut, investeeringuid
passiivset tulu, vara, makseid, tööd teiste ressurssidega või mõne pikalt kestnud rahalise küsimuse selginemist ja lõppemist. Ja mõnikord on kontrolli kaotamine just see hetk, mil inimese tõeline jõud kohale jõuab, ehk siis justkui ärkamine, märkamine. Ja numeroloogiliselt 8 ütleb, et ära mõõda oma turvatunnet ainult selle järgi, mida saad hoida või kontrollida. tõeline jõud ei sünni klammerdumisest, vaid sisemisest kindlusest. Selleks tavaliselt või üldjuhul ei olegi vaja mingit suurt rahasummat, vaid see, et kui kindel sa oled iseendas ja kui kindel on ka teie suhe. Kommenteerige siia. Ja tuletan meelde, et see siis väga paljuski mõjutab seda 2027 oktoobrikuu paiku. Jah. Kaksikud, kes on sündinud siis 21. mai kuni 20. juuni ja teid siis numeroloogiliselt mõjutab selline kui number 7. Ja 7 energia on siis peegeldus, taipamine, tõe nägemine, sisemine analüüs, siis selle täiskuu aeg. Kaksikute jaoks toimub see täiskuu partnerluste ja suhete väljas. See võib olla selge pöördepunkt selles, kuidas sa suhtled teistega ja kuidas sa üldse suhteid tajud. Selgemaks saab, kes sinu kõrval tegelikult seisab ja millist rolli need inimesed sinu elus mängivad. Väga võimalik on, et mõni suhe läheb nüüd sügavamaks või muutub ausamaks, aga samavõrd võib selguda ka see, et mõni side on püsinud vaid harjumusest. Sa võid näha, kes peegeldab sinu enda sisemist seisundit ja kellega tekib otsene vastasseis. Sinu ümbrus näitab sulle nüüd sinu enda hirme, illusioone, uskumusi ja eelarvamusi. Siin on väga oluline sisemine ausus. Ei ole aeg peita seda, mida sa tegelikult mõtled või tunned. Praktilisel tasandil võib see tuua partneri elus olulise sündmuse, tähtsa tutvuse, lepingu sõlmimise, koostöövormi kinnitamise, kliendisuhete lahenduse või muutusi töösuhetes. Samuti võivad olulised sündmused toimuda lähedaste sõprade või koostööpartnerite elus. Ja numeroloogiliselt siis 7 ütleb seda, et vaata sügavamale peegelpildist. See, mida teised sinust käivitavad, see, mida teised sinust käivitavad, ei ole juhuslik. Et see oleks see koht, kuhu nüüd nagu sügavalt sisse vaadata. Mitte enam varjata, mitte valetada endale. Vot nii. Järgmine on vähk. Ja nii kihvt on tegelikult teha, ma pean enne vähki ütlema seda, et siduda horoskoopi ja siis seda numeroloogiat. No vot, põnev. Saad ka siia kommenteerida, et kuidas sulle tundub. Mulle väga meeldib. Ja sest kõik on omavahel nii seotud. Vähk siis ajaliselt 21. juuni kuni 22. juuli ja numeroloogiliselt on siis see täiskuu energia mõjutus siis number 6 ja number 6 on siis eluviis, tervis, hool, rütm, vastutus iseenda eest ja perekond. Ja vähi jaoks toimub see täiskuu 6. eluvaldkonnas ja see näitab ümberkorraldusi eluviisis, harjumustes, päevakavas, töökoormuses, tervises. Ja see on hetk, mil hakkad nägema, kuidas sa päriselt elad, mitte seda, kuidas sa arvad, et sa elad. Esile võib tulla küsimus, kas sinu igapäevane elu toetab sind või kulutab sind. Kui oled liiga kaua end üle koormanud või võib keha sellest nüüd märku anda. Kui oled midagi edasi lükanud, võib elu sundida sind sellega nüüd tegelema ja võid hakata selgemini nägema, et suured tulemused sünnivad tegelikult väikestest harjumustest, korduvatest valikutest ja sellest, kuidas sa oma päevi üleüldse üles ehitad. Praktilises elus võib see puudutada töögraafikut, töötingimusi, kohustuste ümberjagamist, tervisekontrolli, puhkamist, paremat režiimi, koduseid rutiine või elu lihtsustamist. Et äkki töötad rohkem ja puhkad vähem. See ei ole dramaatiline energia, vaid aus energia. Ta ütleb, et vaata oma elu väikseid mustreid, sest just neist sünnib sinu suurem saatus. Ehk siis laias laastus siis tervisega tuleb teil mingisuguseid väljakutseid ja ise ma loodan alati heas mõttes seda, et see on see hetk, kus sa saad aru, et sa vähem töötamisega saavutad rohkem kui rohke rassimisega. Ja siis number 6 numeroloogiliselt tuletab siis meelde, et hoolitsus ei ole luksus, vaid see on meie põhivundament siin elus. Ja tuletan ka teile selles suhtes vähid meelde, et see, mis nüüd toimub teil energeetiliselt siin täiskuu ajal, enne või pärast, siis see võib ka mõjutada siis teid järgmise aasta sügisel 2027. Lõvi. 23. juuli kuni 22. august sündinud
ja numeroloogilises võtmes on see mõjutus siis number 5 ja number 5 on siis loovus, süda, nähtavus, julgus, elurõõm siis selle täiskuu ajal. ja lõvi jaoks on see täiskuu pigem soodne, sest see puudutab loomingut, südant, eneseväljendust, lapsi ja armastust. ja see on aeg, mil süda tahab end nähtavaks teha, mitte lihtsalt märgatuna, vaid päriselt nähtuna oma ehtsas kujus. Ehk siis armastus seda sõna otseses mõttes. See võib olla aeg, mil saad väga selgelt aru, kus sa oled olnud tõeline ja kus oled lihtsalt kandnud mingit rolli. Loomingulised mõtted võivad muutuda tugevamaks. Samuti võib avaneda midagi armastuses või lastega seotud teemades. Võib tulla soov midagi luua, näidata, jagada või lõpuks tunnistada, mida sa päriselt tunned. Ja süda võib minna erakordselt armastust täis. Ehk siis valjemaks, seda võib kohe nagu väga palju sinust välja õhata. Ja praktilisel tasandil võib see tuua rõõmsaid või olulisi sündmusi laste elus, loomingulise töö valmimist, nähtavust, sellist kutset midagi uut teha, tunnustust või mõne südameasja jõudmist otsepunkti, ehk siis võib-olla mingi armastusliit. Või siis, kui sa oled juba pikemas püsisuhtes, siis see võib tulla level number 2, 3, 15. ja see on aeg, mil ei ole vaja enda vähendada, on vaja olla pigem see, kes sa päriselt oled. ja numeroloogiline 5 ütleb, et elu tahab liikuda, voolata ja elavneda. See, mis südames päris tahab nüüd väljapääsu, ehk siis see, mis sul pikka aega südame peal on, siis anna sellel minna. ja eriti siis loomingulise poole pealt, et kui sa oled tunnetanud, et sa midagi tahad teha, siis see on väga soodne aeg. seepärast, et ka see sinu energia, mis nüüd plahvatab, siis see mõjutab väga tugevalt järgmise aasta seda sügist. vot, neitsi, kes on sündinud 23. august kuni 22. september. ja numeroloogilises võtmes siis teid mõjutab number 4 selle täiskuu ajal. ja see energia 4 siis on vundament, kodu, kord, turvatunne ja sisemine alus. ja neitsi jaoks puudutab see täiskuu kodu, perekonda, juuri, elukohta, kinnisvara ja seda, millele su elu tegelikult toetub. midagi kodu, pere, elukoha, rendi, kinnisvara, maa või peresuhtega seotud võib nüüd jõuda lõppu või lõpplahendusse või siis midagi nüüd selgineb väga väga kindlalt äkki või. ja sügavamal tasandil ei räägi see ainult välistest asjaoludest, see räägib sellest, kui reaalne on sinu sisemine tugi. kas sa tunned end tõesti hoituna või oled kaua kinni hoidnud millestki tuttavast ainult sellepärast, et see oli harjumuspärane? võivad tulla tugevamad emotsioonid, olulised vestlused perekonnas, impulss kodust ruumi ümber teha või arusaam, et mõni vana viis enam ei kanna. ehk siis koduga seotud probleemid võivad siin nagu väga aktiviseeruda. siin tekib väga selge pinge muutmise ja säilitamise vahel. oluline on mitte ignoreerida oma sisemist ebamugavust, vaid eemaldada need allikad, mis seda ebamugavust loovad. mõnikord ei vaja elu rohkem pingutust, vaid ümberkorraldust. ehk siis 4 on numeroloogiliselt hästi selline konkreetne number. kui te panete tähele, siis 4 on selline hästi kandiline. ehk siis see on hästi logistiliselt, struktuurselt, süsteemselt nüüd midagi teie elus toimub. ja see number 4 ütleb seda, et enne kui ehitad edasi, vaata vundament üle. just nii, ehk siis kui on suhtes ka mingisugused logisemised, ehk siis see on nüüd see täiskuu näitab teile seda väga tugevalt. kui teil on kõik väga hästi, siis järelikult teil tuleb võib-olla mingeid ümberkorraldusi koduses keskkonnas. kommenteerige siia, väga põnev oleks teada. nii, järgmine on kaalud, kes on sündinud 23. september kuni 22. oktoober. ja teie selline numeroloogiline number mõjutuses on siis number 3 ja see on siis sõna, mõte, suhtlus, taipamine, sõnum, üldse kommunikeerimine, mida iganes. ja kaalude jaoks toimub see täiskuu mõtlemise, loogika, otsuste, info ja liikumiste väljas. sõnadel ja saadud infol on nüüd eriline kaal. mõni vestlus, juhuslik lause või väljast tulnud sõnum võib osutuda palju olulisemaks, kui see esmapilgul üldse tundub. see on aeg, mil võid märgata, kuidas su enda mõtted kujundavad su reaalsust. võib selguda, et mõni teema, liikumine või tegevus ei ole enam vajalik. midagi võib saada lahenduse või lõpu. samuti võib tulla inimene, kellega kohtumine aitab midagi lõpuks mõista, aru saada. dokumentide vormistamine, reisi ettevalmistus, suhtlus, õppimine või lähiringi teemad võivad nüüd jõuda selgema faasini.
võib-olla midagi konkreetselt broneerite ära. ja praegu tasub eriti tähelepanelikult kuulata, mida sulle öeldakse, mida sa loed ja mida elu justkui kordab. ehk siis mida sa loed, see viitab selles suhtes, mida sa ridade vahelt aru saad, mitte konkreetselt, mis raamatut sa loed, eks ju. ja see ka, et millises oravaratta tsüklis sa uuesti oled, et pane tähele seda mustrit. ja mõni näiliselt väike sõnum võib hiljem osutuda suure teeviida moodi märgiks ja tuletan ka teile meelde, et see, mis nüüd täiskuu ajal toimub, kaalud siis ka, see mõjutab teie järgmise aasta sügist 2027. ja numeroloogiliselt 3 ütleb siis teile seda, et sõna loob suuna, räägi, kuula ja mõtle teadlikult. et rivide vahelt või mingisuguse info kaudu võid saada midagi väga olulist teada. Skorpion, 23. oktoober kuni 21. november sündinud ja numeroloogiliselt mõjutab teid nii huvitavalt siin number 12 ja number 3. ehk siis see on vabastamine, mineviku ümbermõtestamine, sisemine puhastus. ja Skorpioni jaoks toimub see täiskuu 12. eluvaldkonnas, varjatud tunnete, saladuste, mineviku, alateadvuse lõpetamise tsoonis. nähtale võib tulla midagi, mida sa ei tahtnud näha ega märgata. see on justkui kohtumine iseendaga, ilma rollide, ilma maskideta. sa võid hakata teravalt tunnetama oma sisemist seisundit, võid mõista, milles oled läbi põlenud, mille vastu on huvi kadunud ja millised uued motiivid tahavad vanade asemel tulla. see on teile väga-väga oluline. kuna see eluvaldkond on seotud minevikuga, võivad pinnale tõusta vanad haavad, solvumine, ebameeldivad mälestused, süütunne või lõpetamata lood. kuid need ei tule selleks, et sind murda, vaid selleks, et sa annaksid neile uue hinnangu, laseksid neil viimaks minna. võib tekkida ka tunne, et kõike ei saa kontrollida ja välised asjaolud sekkuvad protsessidesse, mida pidasid seni enda käes olevaks. kui sa lubad endal seda täiskuud päriselt läbi tunda, mitte ei põgene sisetunde eest, võib tulemuseks olla väga sügav kergendus ja vabanemine mineviku raskustest. samas on tark mõni oma kõige isiklikum teema siiski enda teada hoida, turvalisuse mõttes. ja numeroloogiline see 12 siis viitab sellele, et vabastamine sünnib siis, kui sa annad loole uue tähenduse. ehk siis sellel täiskuu ajal võib tulla midagi, mingi taipamine, mida sa saad aru, et okei, see on mingi lõpetamatu lugu veel. hambur, kes on sündinud 22. november kuni 21. detsember. vot. ja teid siis mõjutab number 1. väga hästi läheb selle täiskuu energiaga kokku, kusjuures ja selle aastanumbriga ka. ehk siis teil on siin täiskuu ajal, mis siis mõjutab teie järgmise aasta sügist, eks ju. see number 1 energia on uus suund, mina, selgus, enesetee. ja hamburi jaoks on see üks kõige tähtsamaid täiskuusid, sest see toimub sinu enda tähemärgis. ja see on nagu isiklik peegel, hetk, mil sa näed, kes sa praegu oled, kuhu sa liigud ja kas su välised valikud on kooskõlas sinu sisemise tõega. see võib olla aeg, mil midagi sinust saab nähtavaks, sa võid tunda tugevat soovi midagi muuta, otsustada, lõpetada venitamine, mis on teile ka aeg-ajalt ikkagi väga omane, kuigi te ei näita seda välja, ja liikuda selgemalt enda rajal edasi. kuna kogu täiskuu üldine sõnum räägib suunast, valikust ja tulevikust, puudutab see sind kahekordselt, seepärast et see on täpselt sinu energias. ja see ei ole lihtsalt üks täiskuu, vaid väga isiklik äratundmine. praktilisel tasandil võib see tuua nähtavust, eneseväljendust, otsust iseenda, välimuse, plaanide või isikliku suuna suhtes. ja see on hea hetk poole aasta kokkuvõtteks, mis on pärast sinu viimast sünnipäevaperioodi päriselt käivitunud ja mida tuleb nüüd korrigeerida. seepärast, et meid kõiki nüüd mõjutab see täiskuu energia ja teid samamoodi ja teid eriti veel topelt, siis nüüd võtta midagi ette ja teha midagi, mida sa oled pikalt unistanud. ja seda tulemust siis me näeme järgmise aasta sügise poole. ja numeroloogiline 1 ütleb, et alusta ja eelkõige alusta iseendast. kõige olulisem otsus sünnib siis, kui sa enam ei reeda iseennast. ehk siis see, mida sa oled ammu endas peas mõlgutanud, võiks nüüd alustada. Kaljukits,
22. detsember kuni 19. jaanuar. ja teid mõjutab numeroloogiliselt selline number nagu number 2 ja see on siis väärtus, vastuvõtt, materiaalne tasakaal ja kindlus. Kalju Kitse jaoks puudutab see täiskuu raha, väärtusi, staatust, suuremaid oste, dokumente ning omandi ja turvatunde küsimusi. Mõni rahaline või materiaalne teema võib nüüd jõuda selguse, lahenduse või otsustuspunkti. Samal ajal võib see panna sind sügavamalt küsima, et millele sa oma väärtuse tunde rajad, kas välisele saavutusele, kontrollile, kindlusele või sisemisele väärikusele. Kui oled liiga kaua sidunud oma rahu ainult tulemusega, võib see täiskuu näidata, kus on tekkinud pinge ja kus on vaja rohkem kooskõla. Praktilisel tasandil võib see puudutada suuremat ostu, kinnisvara, autot, olulisi pabereid või muid materiaalseid valikuid. Tähtis on vaadata reaalsust, mitte ainult ootusi ja mitte minna vastu oma sisetundele. See, mida sa praegu valid, võib osutuda hiljem palju tähtsamaks, kui see esimesel hetkel üldse paistab. Sest see otsus, mida sa nüüd täiskuu ajal teed, siis see mõjutab ka sinu järgmise aasta sügist. Jaa, ja numeroloogiliselt see number 2 ütleb seda, et väärtus ei sünni survest, vaid kooskõlast iseendaga. Nii, veevalaja. Ikka nii huvitav on teha nende horoskoopidega. Mulle nii räigelt meeldib. Jaa. Vaat kirjuta, kas sulle ka meeldib kuulata teistmoodi hoopis. Jah, veevalaja, ehk siis kes on sündinud 20. jaanuaril kuni 18. veebruar. Numeroloogiliselt mõjutab teid siis see huvitav number nagu 11. veevalaja jaoks toimub see täiskuu sõprade, kogukondade, tulevikuplaanide ja sotsiaalse kuuluvuse väljas. Ehk siis see energia on siis teil visioon, inimesed, tulevikuplaan, kõrgem siht. Nii. Ja inimesed ja ideed, mis praegu sinu ellu tulevad, võivad saada osaks suuremast loost, mis avaneb 2027 aasta teises pooles. Võid hakata selgemini nägema, kes su ümber päriselt toetab sinu teed ja kes kisub sind tagasi. Samuti võib tugevamaks muutuda küsimus kuuluvuse ja vabaduse vahel. Kas oled mingis ringis sellepärast, et see on sulle päriselt hea või lihtsalt sellepärast, et nii on harjunud olema? Ja täiskuu aitab märgata sõltuvust teiste arvamusest ja soovi sulanduda lihtsalt selleks, et kuuluda. Praktilisel tasandil võib see tuua sündmusi sõpradega, sotsiaalsetes võrgustikes, ühisprojektides, õpingutes, grupitöös või ka laste ja isikliku eluga seotud teemades. Ja see on hea aeg oma tulevikuvisiooni ümberhäälestamiseks. Ja numeroloogiline 11 ütleb, et õiged inimesed võimaldavad su teed ja valed hajutavad su jõu. Vot, kalad. Kalad on siis need, kes on sündinud 19. veebruar kuni 20. märts. Ja numeroloogiliselt mõjutab teid ka number 10 ja number 1. Vau, see on täpselt sama nagu hambureidki. Võimas. Ja see on ka nähtav saatus, kutsumus, ühiskondlik suund, uus tase. Kalade jaoks on see täiskuu eriti kaalukas, sest see toimub horoskoobi kõrgpunktis, 10. eluvaldkonnas. Ja see puudutab staatust, saavutusi, autoriteeti, karjääri ja positsiooni ühiskondlikul redelil. See on hetk, mil sinu sisemine tee hakkab nähtavamalt avalduma välises maailmas. Siin tõuseb väga oluline küsimus, kas sa liigud oma päris teel või täidad rolli, mis on sulle lihtsalt usaldatud, peale pandud või harjumusest üle võetud. Võib muutuda sinu suhtumine karjääri, töösse, tunnustusse, mainekujunduse ja sellesse, mida sa pead õnnestumiseks. Samuti võid aru saada, et mitte iga saavutus ei too tegelikult sisemist rõõmu või rahu. Praktilisel tasandil võib siin tulla järske pöördeid töös, tugevat ootuste survet, otsuseid, mis mõjutavad sinu ametialast tulevikku, samuti suuremaid küsimusi staatuse, vara, ostude või dokumentide ümber. Praegu tehtud valikud võivad hiljem muutuda palju kaalukamaks, kui nad esmapilgul tunduvad, ehk siis ka teie kalad, siis tahtsin ütelda meie, mina olen ka kalad, siis ka meie tunneme seda mõjutust siis 2027 sügisel. Ja numeroloogiliselt siis see number 10 ütleb, et sinu tee peab saama nähtavaks ja mitte ainult teiste jaoks, vaid kõigepealt sinu enda jaoks.
ja vot, nagu hästi kihvt värk on selles mõttes, et minu jaoks oli väga põnev seda teha, et kommenteerige palun teie ka siia, kes kuidas ennast ära tundis või õigemini on tunnetanud seda energiat juba, sest 31. mai alles ju tuleb, on ju. ja kui te nüüd vaatate täna-homme seda, siis tuletan meelde, et fienta.ee kaudu siis on see vestlusõhtu 31. mai 2026. kui sa vaatad seda hiljem, siis seda muidugi seal ei ole. nüüd tulevad teised vestlusõhtud. nii et üleüldse soovitan liituda Facebooki suletud grupiga, TikTok, Facebook, mida iganes, mis meil veel on, Instagram. ja ka koduleheküljel siis uudiskirjaga liituda, sest siis te saate ka kord kuus arvatavasti mingi uudiskirja, ma olen üsna kehva nende saatja. jah, et nii et ärge muretsege, postkasti ei saa teil täis olema. pigem hakkate te ootama, millal see tuleb. vot, sest hoidke ikkagi kanalil ka silma peal, et pane kasvõi pöial, kui sind kõnetas see, kui sa kommenteerida ei taha ja kui sa pole kanalit tellinud, siis ka soovitan seda teha. aga kokkuvõtteks siis see, et see täiskuu räägib väga tugevalt suunast, tõest ja valikust. praegu ei pruugi veel kõik olla lõpuni välja kujunenud, kuid märgid on juba kohal. ehk siis 31. mai 2026 ümbrus võib näidata ette, milline teema hakkab hiljem, eriti 2027 suvel ja sügisel suuremaks kasvama. ehk siis soovitan väga panna siis tähele, et mida sa järsku väga selgelt mõistad, milline teema kordub, milline vestlus läheb eriti sügavale, kus sa tunned sisemist rahutust ja kus tunned ootamatult suurt selgust. sest just seal võibki alata sinu suur eluperiood või seal võib olla peidus see sinu uue eluperioodi võti. ja kusjuures soovitan isegi üles panna need mõtted kuhugi ja võib-olla ka endale niimoodi, et mis see siis oli, suvi ja sügis, jah, et kuhugi sinna kalendrisse juba ette. et ma ei tea, mida iganes. kommenteeri, kuidas sina seda süsteemi teed, nii nagu ma ütlesin siin video alguses, mina ise, kui ma kuulan mingeid asju ja teen prognoose endale teatud perioodideks, siis ma ka panen lihtsalt endale kalendrisse, et täna pean rahulik olema või täna on õnnelik päev või täna oota üllatust ja selliseid asju, et mulle väga meeldib selliseid asju teha endale. vot nii, et võid ka siia jagada, et kuidas sina neid asju endale kalendrisse üles märkad, kirjutad. ja egas midagi, et kommenteeri siia, et kuidas sulle tundus, kas oli lahe kuulamine ja kas said ka olulist informatsiooni teada. Eli ehk siis Merike numbrite keel